Täna toimub 4. aastat Polütehnikumi korraldatud kutsevõistlus trükis. Osalejaid on sel aastal esmakordselt ka väljastpoolt Eestit, Riia koolist ja Moskva koolist. See on koht, kus noored saavad ennast proovile panna, nad saavad praktilise kogemuse, nad saavad pinge all ennast, kuidas ma ütlen, näha, mis on need nõrgad ja tugevad kohad ja ka tööandjate poolt tagasisidet, sest et sageli on just kohtunike seas tööandjad, ehk siis tulevased nii-öelda väga tähtsad isikud nende elus. Ja ma arvan, et Innove siis veel ongi, et toetada seda sellist võistlusideed. Я, во-первых, уже вижу некоторые работы здесь, и, во-вторых, я заранее видел участников, и мне кажется, что в этом году нам будет гораздо сложнее, чем в прошлом, потому что приехали из-за границы участники, да, из Москвы, из Риги, и я думаю, что конкуренция будет гораздо более сильной, чем раньше. Minu ülesanne siin võistlusel oli olla siis ürituse peakohtunik, ehk siis juhatada seda hindamist ja loomulikult siis teha kokkuvõtted ja need siis nii-öelda kommunikeerida siis võistlejatele ja juhendajatele. Hindamisel me lähtusime objektiivsetest kriteeriumitest, milleks on siis nagu trüki tehnilised parameetrid, nagu näiteks alustame kas formaadist, lõikmärkidest, trükiprofiilidest, smükkvärvidest, spotvärvidest ja nii edasi. Ma võitsin siis kõrgkoolide Grand Prix selle kategooria ja võitu ma absoluutselt ei oodanud ausalt öeldes. See oli minu jaoks esimene kord sellisel võistlusel. Miks ka mitte uuesti proovida? Ma võitsin kutsekoolide Grand Prix ja ma ei osanud ka absoluutselt võitu oodata. Ma lihtsalt tegin tööd ja lootsin parim. Minu jaoks oli see ka esimene võistlus ja kindlasti on plaan minna ka noorel meistril ja sellist.